Anti, sina jahimeeste seltsi pikaaegse juhina oled alati kandnud hoolt Eesti jahikultuuri eest ja eriti südamelähedane on olnud sulle jahisalve muusika. Äkki sa räägidki nüüd tänasel päeval paari sõnaga, mida tähendas Abi Seidere Eesti jahikultuurile? Kui hakata arutama niimoodi, et kui Abi Seider sündis, siis minusuguseid mehi veel ei olnud. Ja kui meie hakkasime jõudma juba 25-stesse, kus meil usaldati juba jahitunnistused ja relvad, siis oli Abi juba 45. Tema oli juba korüfee ja kui jahimeeste selts tuli Kuristiku tänavale, siis tema oli isiksus. Tema oli muusikamaailmas, ta võiks mõningal määral võrrelda selleaegsete meestega, nagu oli see siis kas Kuusik või rahvase tuntud Rinne või kas isegi Otsaga. Tema oli oma ala korüfee. Ja kui ta tuli nüüd jahimeeste selts, siis me kõik vaatasime teda kui auväärset inimest, kes andis asjale tooni. Ja ta tooni andis väga õigel asjal, ta hakkas arendama niisugust asja nagu jahimuusikas. See oli tema veres, see oli tema elukutse ja ta kutsus ellu ka jahiansamblite ja seda. Kui palju see arenes, me oleme liiga noored mehed, et selle aegselt seda ei mõelda. Aga asi arenes niimoodi, et Eestimaal on antud välja 5 väga kopsakat sellist element, mis on jahimuusikale omased. Kõigepealt anti välja plaat, vinüülplaat Abi Seideri eestkostel tegemisel. Teine oli brošüür. Kolmas tuli Eesti meestel siis jahisarveõpetus, see oli juba 2004. aastal ja siis tuli niisugune asi nagu meie see kassettplaat ja muidugi praegune kroon ju veel Põltsamaa mehed. Ja kui te täna, kui saaks kunagi või ka kuulata seda hetke, mis Põltsamaa mehed serveerisid mälestuseks Abi Seiderile auale pärjapanekul. See oli kvaliteetselt hoopis midagi uut. See oli niivõrd kvaliteetne, mõnus jahimuusika ja rahvamuusika seos, aga tähendas väga suurt sammu asja edasi arendamisel. Nüüd, mis asi kultuuris? Kui sa küsid, et mis oli jahitud kultuuri. Abi Seider, vääristatud sarved, mida ta pidas jahti küll, õnnestus küttida ja tuli see. See mees oli ja hakkas sellist asja arendama, mida ei anna laua peale panna, mida ei anna tasku pista jahisaagina, vaid see oli jahikultuurina. Ja jahikultuur on nüüd omapärane asi, ta on ikka selgelt kahes osas. Üks asi on see, mis ostad poest, ja püssi, korralikud riided, kaabu. Aga jahikultuur on see, mida poest osta ei saa, mis on jahimehe tegevuses, tema oskustes, kus ja ütleme, üks asi on ka loomulikult siis see jahimuusika. See kuulub selle asja juurde, midagi teha ei ole. Ja kultuuri mõttes küll, mõned jahkonnad, et mis me siis hakkame. Hakkame peale hommikul vara. Aga kui jahijuhataja ütleb, kulla mehed, nüüd revisse, nüüd puhume jahi algust, siis vaadake,
kõik, ka isegi paadunum eitaja tõmbab kõhu sisse ja seisab sirgelt. Aga seda suhtumist ongi vaja. Ja see annabki juba jahipäevaks sellise häälestuse. Annab sellise häälestuse ja kui siis veel neid traditsioone jätkata, võib-olla jahipidamise käigus, nii või naa, aga eriti lõpetamisel, uskuge, see päris kõvasti kaunistab meie jahimehe hinge. Sa oled rääkinud ka sellest, et milline oli omal ajal Eesti Vabariigi ajal üks Eesti ohvitser ja oled seda kenasti võrrelnud ka jahimehe. Et räägi natukene sellest ohvitseri kultuurist. See on ideaali jutt, mis kõlbab rääkida siis, kui sa tahad ennast ja teisi kangesti mingisugused kõrgemal tasemel saada. Juba mina tean saari aega juttudest, tean Eesti aega ka, siis Eesti aja ohvitser pidi oskama laulda, tantsida, pilli mängida ja oskas hästi lasta või relva käitada. Nüüd sama peaks olema ka Eesti jahimees, kes oskab hästi lasta, tundma jälgi, olema jahinduses, jahimajanduslikult täiesti kursis, mis või, mis ei või, ja peab oskama ka seda kultuuri poolt ja austama seda, mis on ka meil on antud juhul jahimuusikas, ma ütlesin, et kõiki muud saab osta poest, aga kultuuri see peab olema inimese hinges sees.